Nii, ja mis siit on näha? Näha on see, et siin ei ole suurt juurekeerdu, mis on üldjuhul positiivne, mis tähendab seda, et ta hakkab nüüd hästi ilusti juurduma nagu siia igal poole laiali. Aga teine asi on see, et olgugi, et ta eile istus mul veeämbris ja täna ka veel pealt kassin, siis siit keskmine osa on ikkagi jäänud kuivaks. Et see on selles mõttes hea õppematerjal, et kui neid istikuid kasta niimoodi heakaupa, et peale alati mingi pealt märjaks kasta iga päev natukene, siis tegelikult osa juurepallist ikkagi võib jääda kuivaks. Tere taas tulemast Hortononi aiapäeviku lehele. Ja kogu selle toidusaalu või toidusaaluks saamise teekonnas ma olen jõudnud nüüd siia punkti, kus ma saan maha istutada selle kõige tähtsama ja kõige suurema puu, ehk siis selle pirnipuu, mis jääb siia ala keskele. Meil hetk tagasi oli ka üks äikesevihm, mis tegi selle kõik jälle mõnusasti märjaks, aga enne ka ma juba kaevasin välja augu. Ja enne kui ma veel augu kaevasin, siis ma panin selle puu siia keskele ja siis ma jalutasin siin ringi ratast ja vaatasin, kuidas see eemalt ka mulle meeldima hakkab. Et ehk minu salaplaan on ka tegelikult see, et kui see puu nüüd kasvab ilusti ja ta kasvatab endal ka rohkem oksi ja kui ta juba ka viljakande ikka jõuab, et see tegelikult pakuks ka meie terrassile natuke rohkem privaatsust. Augu kaevasin varem valmis ja kaevasin augu sügavama, kui on selle istiku nagu see juurekava istutuspott. Ja enne veel valasin siia sisse ka ühe ämbritäie vett, millel siis lasin ka rahulikult siia kuskile niimoodi rahulikult ära imbuda. Nii. Aga miks ma ütlesin, et ma kaevasin sügavama augu, kui on selle taime juurekava, on sellepärast, et ma tahan siia põhja panna komposti. See väike kausitäis kodust komposti, mis ma siia panen, selle ma väga hoolikalt segan siia sisse niimoodi, et ma teen isegi samal ajal selle istutusaugu natuke laiemaks. Et istutusauk võiks olla no miinimum 1,5 korda laiusega, kui on siis istiku pott. Ja paistab, et see sügavus on selline optimaalne, et kindlasti ei tohi istutada seda istikut liiga kõrgele, sest siis võib tal kohe tekkida juurdumisega probleeme. Ja kindlasti ei tohi teda ka siis nagu ülisügavale istutada. Ja nüüd on kõige põnevam koht, koti avamine, et kunagi tegelikult ei tea, millise juurekavaga taim siit otsa vaatab. Ma tegelikult mõtlesin, et ma istutan selle pirni paika peale oma puhkust, aga eile ka, kui ma panin ta ämbrisse, et teda korralikult läbi kasta, siis ma ei tea, ta kuidagi tundus nii õrn ja nii habras ja mulle tundub, et ta ei taha üldse siin turboses olla. Siis ma mõtlesin, et okei, et ma teen enne puhkust siin õhtul juba selle istutuse ära. Nii, ja mis siit on näha? Näha on see, et siin ei ole suurt juurekeerdu, mis on üldjuhul positiivne, mis tähendab seda, et ta hakkab nüüd hästi ilusti juurduma nagu siia igal poole laiali. Aga teine asi on see, et olgugi, et ta eile istus mul veeämbris ja täna ka veel pealt kassin, siis siit keskmine osa on ikkagi jäänud kuivaks. Et see on selles mõttes hea õppematerjal, et kui neid istikuid kasta niimoodi heakaupa, et peale alati mingi pealt märjaks kasta iga päev natukene, siis tegelikult osa juurepallist ikkagi võib jääda kuivaks. Ja sellisele konteineristikule ei ole see üldsegi hea, nii et kui teil on vaja seda istikut veel hoida, kui olete ostnud, siis kaske ta ikkagi niimoodi nagu südamest ikkagi täiesti läbi. Siis on kõik need juured hästi hea elumuse ja tervisega siin ja saate väga tubli viljapuu endale, mis jõuab ilusti juurduda. Aga ma ütlesin ka, et siin juurekeerdu ei ole. See, et mõned juured on siia alla kasvanud, see ei ole juurekeerd. See lihtsalt ongi see, et ta elab poti sees ja siin on kõik jumalast tipp-topp. Võib-olla hästi natukene siit kätega võtan lahti, aga ka õrnad, sellepärast, et ta tundub mulle nii selline habras. Aga ta oleks väga hästi ilusti müügiplatsil sügiseni ka vastu pidanud. Ja siin all on küll natuke jämedam juur. No natukene on keerdus, seda külvasid hästi õrnad sõrmede vahel. Natukene lasen lahti, et kõik kohad, mis te näete, et juured on puntras ja mis te kätega lahti murrate, need on need kohad, kus see taim hakkab just nagu juurduma. Et see tuleb ära teha. Kui te seda ei tee, kui te otse võtate istiku sellest kiletuutust või potist välja ja panete otse siia auku ja ajate mulla peale, siis võib juhtuda nii, et ta üldse ei juurdu ära.
ja ta lähebki võib-olla esimene aasta või paari aasta järel läheb üldsegi välja, lihtsalt kuivab ära. Ja kui ta siis nagu välja kaevate, siis te näetegi seal sellist keerdu. Nii et arusaadav, et sellel puul polnudki ju mitte mingit lootustki, et ta saaks juurduda ja ilusti kasvama hakata. Kui te nüüd võtate istiku lahti ja siin on tõesti sellised juba jämedad juured ja niimoodi suur igatpidi keerdunud, siis võite täiesti võtta käärid ja tagasi lõigata neid juuri. See võib tunduda julm, aga pikas perspektiivis on see taimele väga hea, et siis ta nagu päriselt ka juurdub ära ja hakkab tegema seda, mida ta tegema peab. Nii, ja siin mul jäi jälg ka peale, et ta oli siis potis, oli siiamaani. Siin on ilusti see märg jälg alles. Ja siis ma praegu ka vaatan, olles ka natukene kogenud istutaja, ma näen, et ta jääb sellisele sügavusele, nagu ma tahan. Ja siis ma hakkan siit samal ajal vasaku käega segan natuke seda turvastel siia. No siin võib küll öelda, et see turvas on võib-olla ka natuke nagu selline pinnase parandaja ja võib-olla siis nendel juurtel, mis siis aitavad sellel istikul juurduda, et neil on siis natukene kergem siia minna, et ega see savine muld, see ei ole nagu midagi ideaalset, aga pirn saab ilusti hakkama. Selles osas ma olen täiesti kindel. Nii, ja kõike mulda siis korraga tagasi ei pane, eks ole. Nüüd on see koht, kus tuleb olla rahulik ja hästi rahulikult toimetada. Nüüd on natuke siuke võilemise koht, kus ma ettevaatlikult jalaga natukene vajutan kinni, aga mitte kogu oma keha raskusega, eks ole, sest seal olid sellised õrnad narmas juured siin pealmisel poole peal. Sinna ma üldse jalaga peale praegu ei astu. Pole vaja neid ära rikkuda. Ja kui te hakkate mulda tagasi panema, siis rahulikult, siin ei tohi kiirustada. Ma olen väikse osa mulda ära pannud ja nüüd ma kastan. Ja kastan siis sellepärast, et loomulikult see istik praegu teeb läbi väga suure elumuutuse ja tal on vett vaja, aga teine põhjus on siis see, et kui ma seda vett siia panen, siis vesi viib ka kogu selle mulla sinna, kuhu vaja, ehk siis juurte juurde. Ja kui ikkagi ohtralt vett kasutada istutamise ajal, siis ei jää selliseid suuri õhuauke, mis hiljem siis hakkavad juurdumist ka segama, et taimel ei ole vaja mingisuguseid õhuauke. Juured ei saa seal hästi areneda, aga kindlasti ei tohi ka kogu keha raskusega seda istutuse augu mulda kinni vajutada. Et seda ka ei ole vaja, et see on natukene selline asi nüüd, mis tuleb ära õppida ja ta on tunde järgi, et kui palju peale suruda ja oma jõudu, kui palju seda mulda kinni sõtkuda. Et võib-olla liivase mulla peal on seda nagu natuke rahulikum teha, et vähem muretsema, aga kuna meil on siin see savi ja siin me alles hakkame mulda kasvatama selliseks, et ta oleks nagu absoluutselt parimas vormis, parima lõimisega ja hästi elurikas, üks keldri kakand, viskasin ta natuke eemale, siis võtame siit rahulikult ja ärme väga kõvasti kinni vajuta ja siin on seda hobuse sõnnikut, selle ma praegu viskan eemale, et istutusaugus kindlasti tema kohta ei ole, aga siin eemal on täiesti okei, kui ta hakkab vaikselt siin lagunema. Ja nüüd jälle proovin natukene siit vajutada hästi õrnalt, ma ei vajuta keha raskusega peale, ma ei taha talle viga teha, ta on üsna siuke õrn mul. Et see sort on ka selline nõrga kasvuga, aga mitte madala kasvulisel alusel, vaid nõrga kasvuga sort. Et muidu ma ei julgeks majale nii lähedale suurt puud istutada, et pirn võib olla ikka metsiku kasvuga. Aga mul on siuke sort valitud, mida ka teised saatsid mulle oma aiast pilte, et kui suureks ta oli seal kasvanud 80-aastasena, nii et tundub selline ohutu valik. Nii, ja mulle tundub, et jumalast hästi sai. Natukene siin jalaga sätin. Hopsti, no eks ta praegu on paras selline natuke muda auk. See muld lihtsalt on selline savine. Aga ma arvan, et sai väga hästi ja sai ta sellisele sügavusele nagu ma mõtlesin ja selle ülejäänud mulla ma ajasin lihtsalt laiali. Ja ongi nagu väga okei. Ja siis ma teen siia väikse randi ka, sest nüüd praegu on, eks ole, suvi algas. Suvi on natuke tegelikult kestnud juba. Siis kastmine on siis see, millele tuleb tähelepanu pöörata, et praegu vajab sel aastal ja kindlasti ka järgmine aasta see puu palju tähelepanu selles osas, et ta kindlasti läbi ei kuivaks. Oleme selle viimase vee veel peale. Õhtul veel ma tulen, valan väikse kastekannutäie siia ja siis võib-olla üle päeva, ma tea, pean jälgima. Panen ka ära väikse kihi multsi, et multsi siis ei pane kunagi vastu tüve.
siis saab kindlasti sellest puust varem või hiljem lahti. Et ikka tuleb jätta niimoodi, noh, ma ütleks mingi selline käelaba laius tuleks jätta vahele, aga mults on siin kohal küll väga vajalik, kuna enamus ajast päevast on ta lauspäikese käes ja multsi siis ikka panna siuke paks kiht. Et teda ei ole mõtet see ilu pärast panna, vaid panna ikka paks kiht, siis see mults saab teha siin, mida ta tegema peab. Hoidma niiskust, hoidma ära seemneumbrohtude idanemise ja loodetavasti hakkab ta siin lagunema ja aitab siin seda mulda aastate jooksul parandada. Asi ei ole halb, aga võiks olla parem. Ja lihtsalt paljas muld ei ole miski, mis siin peendras olema saab. Nii et praegu ma tunnen ennast päris hästi, me saime siis selle esimese suurema istutuse tehtud ja kõige tähtsama, mis on siis selle väikse toidusaalu keskne punkt, on siis see pirnipuu. Nii et nüüd on see tehtud. Ja mõne aja pärast nüüd siis lisanduvad siia ka vaarikad, marjapõõsad, veel mõned ürtide püsikud ja võib-olla ka mõned suvelilled.